Ja siit läheb see tipneli karikavõistlust veerandfinaal käima Levadia versus Sapoos. Füsioterapeudina. Kui siin Sapoosil, kas tuleb esimene hea võimalus, tuleb löök väravale ka ja Valner peab juba tõrjuma siin 5. minutil. Adžiril käis siis vahepeal Taanis ära, aga sealt väga hästi võib-olla asjad ei läinud, samal kui Madik teeb hea tõrje ja Järvelaiul nüüd pall mängus, esimese tsooni korraks see pall kukub, teisest lainest saab sealt keegi löögile suunamine ka ja siit on skoor avatud 9. minutil. Ja vist, kas on Jero, kes selle värava lõi. Igatahes jah, seal mehi oli mitmeid, kes seal natukene justkui mingisuguse jala vastu said ja ei saanud ja üks kordus annab nagu üsna pea selle selgema pildi, aga no tõsiasi on see, et Levadia on läinud seda kohtumist juhtima ja ei ole see vastu mänguga. Adžiri. No nii ja pall kukub sinna korraks kasti päris hästi, aga Sapoos saab klaaritud, peapidi seal ollakse all teisest lainest, Sakarjuka ka on plokk ees. Uus pall kasti, kas Roosnup saab sealt nüüd kuidagi löögile vasakuga, jätkab uuesti värava alla peaga ja sealt on teine olemas 19. minutil. Ja no tasus küsida, tasus rääkida, Mustaba on Levadia see karikavõistluste võib-olla skoorias ikkagi saaks öelda. Ehk siis 5. värav, et oleme ikkagi sellel karikavõistluste perioodil. Aga võib-olla siis jooksuduellid ja sellist asjad võivad päris põnevad olla. Vahman nüüd, temal teatavasti kollane kaart all ei saa liiga hullu panna. Vaadalt löök ja läheb see mööda napilt. Kalev ja Nõmme Kalju FC ja Paide linnameeskond ka mängivad. Terava nurga all ja Roosnup lükkab sealt tühja võrku 35. minutil ja Levadia läheb seda mängu 3-0 juhtima. Ja see oli tõesti selline, et kui ära ei löö, siis on pahasti. Aga värav on värav ja Levadia üleolek on selline skoorili üleolek. Roosnupoli jätab sealt ja ise paneb edasi, Roosnup minemas. Kirsile pall, Kirs lööb ja paneb selle palli 37. minutil Levadia 4. värava märgiks võrku. Ja need asjad hakkavad ikkagi aina lihtsamaks minema Levadia jaoks. Ilusti tehtud lihtsad söödud, ei ole siin midagi Levadia vast ette heita ja teisedki, aga kuidagi jah, Adžiri efekti päris sellist ei olnud juba tagasi. Levadia uus ja see pall maandub nii ristnurgas kui ristnurgas siin 40. minutil. Ja kas see oli Häle Mustaba? No tõesti, tal on nüüd duubel kirjas, nüüd see on tema selline karikavõistluste teema, et kui lüüa, siis juba 2 kaupa. Muud moodi tema kohale ei tule, tema teistsugust jalgpalli ei harrasta. Ja tõesti Elvaga, jah, 2 väravat ja seal selles mängus, kui võideti, tõesti väga sinna ründaja alla läks, samal kui Mustaba minemas Silmitsi ja kübaratrükk siin 47. minutil. Ja vot see jalgpall on tore mäng ja täna praegu mitte Sapoosi jaoks. Adžiri läks välja, siis teen sellise väite. Jah. Jero, Adžiri ja Roosnält väga hea jooksu ja Laskovilt, aga sinna palli ei tule. Küll suudab nüüd Levadia palli sellitada terav nurga alt löök ja tuuglaselt selline suurepärane sekkumine. Hästi tegutseb. Ja paremal äärel nüüd Laskov. Terava palli paneb ja sealt jällegi Sapoosilt suurepärane klaarimine. Üsna hästi püsib ees ka, nüüd siit saadakse linnide vahelt läbi terava nurga alt löök ja suurepärane tõrje Madikult. Seal nüüd joostakse natuke nüüd kokku ka Mustaba. Terava nurgalt läheb löögile ja jällegi Madikult väga hea tõrje teisest lainest. Proovib Levadia veel lüüa, oli see Maxi. Ja olidki nad peaaegu ainus sellise premium-liigas madalama ja siit samal taustal 75. minutil Frank Liivak lööb Levadia 7 peale. Ja saab see Sapoosi kaotus aina suurem. Lööb 2 kätt püsti ka, väga rõõmu, siin näeme juubeldavaid Levadia fänne. Sallid peos ja keerutavad neid ja tantsivad niisama
muusika rütmis ja tõesti, neil on mõnus korda lõi üks sama mängija seal oma värava. Vastasselt Kalevilt siis Liivak nüüd kasti minemas, vasak jällegi löök ja Madikult väga hea tõrje saanud esimese posti kõrvalt. Kindlasti on raske, kindlasti on see tempo teine, mis see kolmandas liigas tavaliselt on ja Madikult selle taustad järjekordne suurepärane tõrje tulla. Muravljov paremale äärele Liivakule. Liivakas hakkab seal tõuge vastu ära tegema. Tuleb löök ja Madik reageerib jällegi väga hea tõrjega ja suudab palli hoida. Käis vestlemas Sapoosiga ka, et kas lisa tahavad, aga tundub, et ei taha, meestel jalad täiesti läbi. Ja siit saab see karikavõistluste veerandfinaal lõpu. Levadia võtab 7-0 võidu Sapoosi üle ja lõpetab siis südikalt võidelnud meeskonna karikateekonna ja jätkab ise teekonda. Levadia kaitsa Brent Lepistu. No täna selline mäng, kindel võit, ma arvan, mingis mõttes ka mõnus. Saite palli lükata, vaadata, teha oma asju. Kuidas ise sellele mängule tagasi vaatad, kuidas selle kokku võtad? No, ma arvan, et tabloo seis näitab ära, et saime oma tööga eeskujulikult hakkama, et ei alahinnanud vastast, et jalgas on kõik võimalik ja üritasime teha oma tööd nii viisakalt kui võimalik. No mida te vastasest teadsite, kas oli või milline see eeltöö nüüd seekord oli, kui hästi tundsite, mida nad võivad teha või keskendusite ikka alati oma asjadele? No, pigem ikkagi keskendusime oma asjadele, et kui ikkagi meistriliiga ja neljanda liiga meeskond mängib, siis tihtipeale on imed ainult võimalikud siis, kui see tugevam meeskond ei tee enda tööd hästi. Kuidas näiteks jutud vahel olid, et mäng alguses Curro Torres oli kohati päris rahulolematu, aga see vist oli eeskätt sellepärast, et vastane päris jõuliselt tuli mingitesse kontaktidesse või tegite ise ka mingeid asju seal kohati valesti? No, paar sellist lihtsat võimalust andsime neile, aga jah, võib-olla natuke vahepeal siin ütleme, natuke liiga agressiivselt siin vastase meeskond üritas lõhkuda, aga nii väravaid ei saa kahjuks. No endal läks sul ka vist korraks seal natukene katust sõitma või mis seal täpselt juhtus? Ei, käib jalgpalli juurde, et kõik okei. No seisule vaatamata vastast tahaks vist ikka natuke kiita, tubli võitlus, tahaksid ka neile natukene au anda sellise võitluse eest? Ei, absoluutselt, et teine poolek ka, et kui nad said, siis nad üritasid mängida hea siukse tuhhi ja energiaga meeskond, ägedad fännid, et sellest meeskonnast võib asja saada veel. Aga nüüd teie siin võidukat lõpuni, enne muidugi Premium-liiga ja muud asjad, aga ilmselgelt karika peale. No ikka, et hooaeg on alles alguses, et pikk tee on minna ja kõvasti on vaja veel areneda. Olgu nii, aitäh sulle ja edu. Ja tuleb Sapoosi poolt Han Tõuges ka meiega siin paar sõna juttu rääkiva. No rõõmus nägu on peas, see on hea värk, vist jätsite nii palju väljakule, kui saite täna? Jaa, absoluutselt tulime täna selles mõttes ikkagi nautima, et me teadsime, mäng tuleb raske, tuleb kannatamine, aga vahepeal isegi mõlgutasime mõtteid, et oleks võinud vähem lasta, et natuke lihtsalt tulid mõned, aga üldpildis väga super, väga äge kogemus, suur kiitus fännidele ka. No teil kuulda järgi oli eesmärk see, et alla 10 kindlasti lasta ja ise tahtsite väravat lüüa. No seda viimast ei tulnud. On see nüüd eriti kurb ka, et arvestas, et teil oli selline hea ju seeria Kalju vastu, saite ühe lüüa ja siin teiste meeskonda vastu ka, et teeb see kuidagi eriti kurvaks või las olla? Ei, kurvaks ei tee, lihtsalt äge oleks olnud, ma arvan kõigi jaoks see, kui oleks saanud seal mängu alguses kohe, meil oli päris hea võimalus, oleks selle ära löönud, siis vaevalt mängu tulemus oleks väga midagi muutunud sellest, aga oleks vähemalt mingisugust vürtsi andnud asjale. No kas see ka kuidagi mingisugust erilist emotsiooni pakkus, et Varriga saite mängida, et kas see ka kuidagi käis kuklas, et ei tohi mingeid lolle vigu teha? Jaa, kusjuures enne mängu mõtlesime, et kui mitu penaltit antakse, siis Varriga meie vastu ära, et endal esimene poolek ka ühe korra vedas seal, aga suurt mängus selle peale ei mõtle, nii et aga veidi jah, tuleb nagu mingil määral ettevaatlikum olla, näpistada vähem ja niimoodi. No kas Levadia kuidagi üllatas ka mõni mängija kuidagi, et tribüünilt vaatad, et on selline tüüp, aga platsil tegi, ma ei tea, teisi asju, et kas oli mingit üllatusefekti momenti ka? Ei ütleks, et oli pigem selles mõttes kõik mängijad olid nagu viisakad või korra siin tekkis mingi siuke ärevam hetk kahe mängija vahel, et aga muidu kõik oli siuke viisakas ja näha oli, et kõik nautisid tänast. No kuidas enda mänguga rahule jäid, et kas tunned, et niimoodi venna jälgedes selline võrdselt hea sooritus, et temagi ju keskkaitse, et pakkusid justkui konkurentsi, kas? Jah, nüüd see on aastatega läinud niipidi, et mina olen Erko vend, et varasemalt tema oli minu vend, et
nii ja naa. Ma arvan, et üldpildis võib rahule jääda, et oleks tahtnud lihtsalt võib-olla võistkondlikult oleks tahtnud selle ühe värava ära lüüa. Siis oleks maksimum võetud tänasest. Aga no igal juhul, ma arvan, tubli tulemus jõuda Tipneri karikavõistlustel nii kaugele, et olete ikkagi endale uhked. Jah, absoluutselt. Ja eks Tipneri karikas on äge, aga meie pilgud on ikkagi väikse karika võitmise peal, et sel aastal enam võistelda selle nimel ei saa, aga või nüüd uuest voorust siis üritame seda taga jääda, et see eelmine kogemus A. Le Coq Arenal oli kindlasti selline, et mida tahaks korrata. Oluline aitäh sulle ja edu teile!